tulemast onkoloogika teisele webinarile. Mul on väga hea meel, et meid on siia juba ligi 30 inimest kogunenud. Ma arvan, et tänasel päeval vist on maailmas väga vähe inimesi, kes ei ole guugeldanud või otsinud tervisega seotud informatsiooni internetist, et digitaalne ja füüsiline maailm on tänasel päeval nii omavahel läbi põimunud, et tihti on väga raske aru saada, et mis on päris ja mis on vale. Ja et selles maailmas natukenegi paremini informeerida, et siis sellepärast olemegi tänase webinari teemaks võtnud terviseinfo ja selle, et kuidas siis patsiendina selles keerulises maastikus paremini orienteeruda. Ja täna siis Kristiina ja Maria Tartu Ülikoolist viivad seda webinari läbi. Kellel on küsimusi, siis neid võib esitada pärast ettekande lõppu, võib kirjutada vestlusaknasse või siis küsida ka pärast suuliselt. Ja palun kõigil ka kontrollida, et nende mikrofonid on välja lülitatud. Ja samuti ütlen, et ettekannet salvestatakse ja paari lähema päeva jooksul tekib see onkoloogika YouTube'i kanalisse, kus saate seda järgi vaadata ja saate vaadata ka järgi meie esimest webinari ja samuti kuulata ka meie podcast'e. Aga Kristiina ja Maria, palun, et sõna on teil. Aitäh ja tere õhtust kõigile ja nüüd loodame, et kõik töötab, et sinna YouTube'i ei lähe mingi, oih, milline ekraan see nüüd on ja oih, nüüd katkes ära ja Kristina, kusjuures ma vaatasin saalid vahepeal selline pikselleeritud, nii et ma ei tea, ma loodan, meil ühendused peavad, aga tere tõepoolest kõigile ja täna me räägime päris paljudest erinevatest keerulistest teemadest, aga teate küll, kõigepealt tuleb alati küsida inimestelt, et kes sa üldse oled ja miks sa sellest teemast räägid ja miks ma peaksin sind usaldama. Et see on esimene sellise kriitilise info tarbimise nagu alusküsimus, et me vaatame inimesele otsa ja siis proovime ka aru saada, kust jooksevad tema teadmise piirid. Ja meie oleme mõlemad Ühiskonnateaduste Instituudist, mina olen meediauuringute kaasprofessor ja Kristina on meie doktorant nooremteadur tervise kommunikatsiooni alal. Ja kui te küsite minu käest, Maria, kust sina midagi selle teema kohta tead, siis oma uuringutes ei ole ma tervise kommunikatsioonile pühendunud ja see on ka põhjus, miks Kristina on täna meie see põhivedur, sest et tema on tervise kommunikatsioonile pühendunud. Aga millega mina saan loodetavasti täna aidata, on just nimelt sellise väga erinäolise info. Osa sellest infost on lihtsalt vale arusaamad, mõned infokillud on väga küünilised, keegi tahab saada mingisugust kasu sellise valeinfo levitamise eest. Ja et seal on selline, ütleme, suur mudru ja see on küll minu uurimisteema, et ma olen nüüd viimased 5 aastat eriti tugevalt pühendunud veebipõhise kommunikatsiooni uurimisele, kuidas inimesed hindavad informatsiooni ja kuidas teha inimesed vastupidavamaks sellises tõeliselt kaootilises infomaailmas. Et meedia ja infopädevused on minu hingeasi ja ma üritan anda teile täna siis nõuandeid, kuidas otsida teadusinfot, kuidas üldse nagu vaagida, et kas see on mingi päris asi, mida ma siit olen leidnud ja annan teile ka 10 hästi konkreetset soovitust, kuidas ükskõik mis tüüpi infot kontrollida, aga eriti tervisealane informatsioon siis täna meil fookuses. Nii et see saab olema minu panus. Kristina, räägi meile endast. Ja, siit on siis õigustatud küsimus, et Kristina, aga kust sina tead? Ja miks ma tean, on see, et mitukümmend aastat olen ma just nimelt sellise praktilise poole pealt olnud kommunikatsiooni juhtimisega seotud, eelkõige siis läbi agentuuri, aga ka juhtinud suurtes organisatsioonides kommunikatsiooni osakonda. Ja
kuna peamine teema, millega ma olen tegelenud, on tegelikult patsiendi uuringud, aru saada, millised on patsiendi ootused, milline on nende infovajadus ja leida sinna lahendusi, siis nii see on läinud, et juba teist aastat ma neid samu praktilisi uuringuid täiendan ka siis akadeemilise poole pealt ehk siis teadusuuringutega. Otsin lahendusi, mida üle maailma pakutakse, mida erinevad riigid on teinud just nimelt tervisekommunikatsioonis ja loomulikult siis leida need viisid, kuidas me siin Eestis saaksime neid rakendada. Ja kui me räägime, et tervisekommunikatsioon on selline sõna või üldse, et meil on otsus, kas me vaktsineerime, ei vaktsineeri, millist ravimit me võtame, ei võta, kellelt me nõu küsime, sai ikkagi meedias väga palju kajastust ja ütleme, et ikkagi väga palju ka vastakaid arvamusi just nimelt pandeemia ajal, siis teema tegelikult ise on laiem ja tasub juba pikemalt mõelda, et mismoodi seda siis nii-öelda enda igapäevases elus võiks rakendada, et teadlikumaid otsuseid teha. Aga olen valmis edasi minema ja siin üks kiire mõtteharjutus. Et mis te arvate, et kui palju maksaks pall sellisel juhul, kui pesapallikinnas ja pall maksavad kokku 1,10 € ja kinnas maksab 1 € rohkem kui pall? Andke käe tõstuga märku, kes arvab, et kes teeb kiire rehkenduse ja ütleb, et see on 10 senti. Ma vist ei näe teid kõiki, aga ütleme niimoodi, et umbes pooled ütlevad, et see on 10 senti. Kas on keegi, kes arvas, et see võiks olla näiteks 5 senti? Ma ei näe kõiki, aga ütlen juba ette, et need, kes selle küsimusega võib-olla juba varem kokku puutunud, aga antakse mulle märku, ehk siis selle tõttu on ka 5 sendi inimesi seekord rohkem kui tavaliselt auditooriumis, aga 5 senti on õige vastus. Kuidas see rehkendus täpsemalt käib, sellest ma räägin ettekande lõpus nende jaoks, kes siis nii-öelda matemaatika järeltööle tahaksid tulla. Aga see ongi teema, et meil on nii-öelda kujuteldav tõde. Ehk siis need, kes tegelikult vastasid 10 senti, mis siis tegelikult aritmeetiliselt on vale vastus, on siis need inimesed, kes on intuitiivsed otsustajad, ehk siis nad teevad väga kiiresti pealispindseid otsuseid, mis tunduvad õiged ja nendel on siis kalduvus valeinfo paremini omaks võtta. Ja nemad peaksid nüüd kindlasti jääma siia auditooriumisse. Küll aga on nõnda, et tänapäeva maailmas, kus otsuseid tuleb teha väga kiirelt, olenemata infot on väga-väga palju ja otsuseid seal juures tuleb väga kiirelt teha, siis sellises olukorras oleme me kõik tegelikult mitu korda päevas, nii et soovitan kõigil jääda siia meie webinarile jätkuvalt edasi. Aga mis me siis sellega öelda tahtsime? Ehk siis kuidas on üldse kommunikatsioonil mingit pistmist tervisega? Et tervis on ikkagi selline teema, millest räägivad tervishoiutöötajad. Õpitakse meditsiini teaduskonnas, et miks me nüüd siit Ühiskonnateaduste Instituudist tuleme ja justkui ka tervise teemadel rääkima hakkame. Sellel on siis mitu põhjust. Ehk siis sellel on siis mitu põhjust, ehk siis tegelikult see keskkond on meie ümber väga palju muutunud. Mis on üks oluline märksõna, on see patsiendi autonoomia. Ehk siis demokraatlikus maailmas inimesel on õigus ise otsustada. Eesti inimeste jaoks on see suhteliselt uus otsus, ehk siis tegelikult seoses iseseisvuse taastamisega põhiseaduse vastuvõtmisega aastal 1992 oli siis tekkis meil õigus ise otsustada oma tervise teemadel ja kohustus küsida, kas ma olen nõus
et mulle tehakse üks või teine tervisetoiming või vaktsineeritakse või nii edasi. See on tegelikult siis võlaõigusseadusega seotud ja see on aastast 2002 ja kui me niimoodi mõtleme, siis see tegelikult oli ju eile. See oli ikkagi suhteliselt eile, ehk siis see oli ka põhjus, miks pandeemia ajal väga suur hulk inimesi esimest korda pidid vastama küsimusele, kas sa oled nõus, et me teeme sulle vaktsiini. Nad lihtsalt ei olnudki kunagi olnud sellises olukorras. Aga patsiendi autonoomia on demokraatliku ühiskonna üks oluline alustala ja siit see tähendab ka seda, et tegelikult teadlikkus, milliseid otsuseid ma teen, üksikisiku teadlikkus on järjest olulisem, ehk siis nii-öelda see ongi meie kõigi enda otsus. Muutunud on see maailm tegelikult juba 80-ndatest, siit me kindlasti võime öelda, et Eesti jaoks 80-ndatel toimunud muutus USA-s erilist mõju küll kindlasti ei avaldanud, aga üldise sellise muutuse nihke ta tegi, ehk siis esmakordselt said ravimifirmad ja eelkõige siis ka retseptiravimifirmad, ka sinna USA-sse jäi sellisel kujul, Euroopa on alati konservatiivsem olnud, said hakata tegema otse tarbijale reklaami ja kommunikatsiooni oma ravimite kohta, mis tähendas, et selline suhtlus patsiendiga, otse suhtlus patsiendiga hakkas muutuma nii-öelda tavapäraseks tegevuseks. Ehk siis, kui enne nagu patsiendiga ei rääkinud keegi, vaid kogu info tuli ikkagi läbi arsti või meditsiinitöötaja, siis nüüd hakati nii-öelda otse pakkuma infot ja erinevaid võimalusi, lahendusi, kirjatükke ja reklaame siis patsiendile endale. Ja see tegelikult muutis sellist mõttemaailma üldse tervisekommunikatsioonis ja ka tegelikult nagu sellist patsiendi ootust, et temaga räägitakse nendel teemadel. Ja loomulikult see, mida me nimetame siis meediastunud maailmaga, ehk siis interneti ja sotsiaalmeedia pealetungiga. No pealetung on kindlasti selline natuke liiga agressiivne sõna, aga see on nüüd maailm, milles me elame. Ehk siis see on teema, mis on toonud meie jaoks lauale nii palju infot, et selles orienteeruda on mõnikord väga-väga raske, mõnikord praktiliselt võimatu, paraku ka valeinfot ja suurendab siis läbi oma algoritmide siis seda nii-öelda teadmatust oma teadmatusest, mis siis ongi nõnda, et kui anda kõigile võimalus läbi interneti lugeda kõike seda, mis maailmas on kirjutatud, siis see ei tähenda, et kõik sellest ühtemoodi teadlikumaks saavad. Ja see jällegi jõuab sinna sama patsiendi autonoomia juurde, ehk siis patsient ise peab teadlikumaks muutuma. Ja mis me siis, kui nüüd võtta, et Eesti jaoks kõik need muutused toimusid suhteliselt hiljuti, ehk siis aastal 2002 esimest korda küsiti sult ametlikult, kas sa oled nõus ja sa ei ole kunagi enne selle peale mõelnud, kas ma oleksin nõus või mida see minu jaoks tähendab, siis loomulikult on see toonud kaasa väga palju küsimusi ja ka vajadust nii-öelda kiirkorras järeltunde teha tervise kirjaoskuses. Kui ma nüüd mõtlen oma uuringute peale või nii-öelda, minu jaoks ongi oluline nii-öelda aru saada, uurida ja koguda siis Eesti inimeste kogemused, et mis siis Eesti jaoks on oluline, siis kindlasti see tasakaalu otsimine loodusega, selline pidev balansitunnetus, et oleks ikkagi piisavalt naturaalne ja mida ei ole sellisel kujul nii valdavalt paljudes teistes riikides, kultuurides. Ja teine on siis see nii-öelda väga kõrgelt tajutud risk kaasnevate kõrvaltoimetega. Kuna minu jaoks on, väga huvitav on just nimelt vaktsiinipelgus, siis ütleme, et need riskid on peas siiski palju rohkem võimendatud kui jällegi mõnes teises riigis või Põhjamaades näiteks, kus on väga kõrged vaktsineerituse hõlmatused, siis see on ka paljuski seotud sellega, et inimeste selline üldine sotsiaalne turvatunne on nõrk.
et mis siis kõik juhtub, et siis on langemine vaesusesse, siis inimeste peas langemine vaesusesse, mees jätab pere maha, üksi tuleb lastega hakkama saada, nii edasi, nii edasi. Et need on sellised, ütleme siis Eesti jaoks veel täiendavad erisused. Ja see on see maailm, milles me oleme ja see on muutunud maailm ja nii-öelda seda hambapastat me sinna purki tagasi ei pane, vaid pigem me peame ikkagi nüüd iseennast teadlikumaks muutma, et nende otsustega igapäevaselt toime tulla. Ja see, et seoses sotsiaalmeedia pealetungiga on meil täna infot rohkem, kui me jõuame läbi lugeda ja läbi menetleda, on siis viinud selleni, et Maailma Terviseorganisatsioon on seda ka nõnda nimetanud, ehk siis sageli on meil infodeemia, et meil on tohutu hulk infot, mis ei aita meid miskit pidi teha parimaid otsuseid või mis teeb pigem keeruliseks seda otsuse tegemise protsessi, et mis minu jaoks nüüd on kõige parem või mis on minu jaoks see, millise ennetuse või millise ravi ma peaksin võtma või millest hoopiski mida vältima. Ja siin on nii üksikisiku tasand kui ühiskonna ja kogukonna tasand, et kindlasti see ühiskonna tasand oli siis meie jaoks väga nähtav ja väga terav siis pandeemia ajal ja seda ka teistes riikides. Aga täna me räägime siis sellest üksikisiku poolest. Ja erinevad patsiendi uuringud, mis ma olen läbi viinud, on siis väga selgelt viidanud, et mis on see hetk, kui on siis nii-öelda üksikisiku poolelt või inimesel tekib nii-öelda see infodeemia, kus ta siis vajab abi, kuidas nii-öelda teadlikkust ja teadlikku tehnilist juhendit, kuidas sellest siis jõuda enda tervise jaoks parima otsuseni või siis oma lähedase tervise jaoks, lapse tervise jaoks parima otsuseni. Ja üks hetk on siis tavaliselt siis, kui inimene saab raske haiguse diagnoosi. See on see hetk, kui inimene hakkab otsima kõiki kanaleid, mis vähegi on võimalik, kogu infospektrit, töötab läbi neid materjale, mille peale ta pole kunagi varem mõelnud, kuuleb neid uudiseid, mida ta ei ole kunagi varem tähele pannud ja küsib nõu nendelt inimestelt, kellelt ta võib-olla muidu ei küsiks nõu. Ehk siis seda infot on ühel hetkel väga-väga palju laual. Küll aga tähendab see seda, et see on kellegi jaoks turg. Et keegi on nüüd valmis pakkuma siin lahendusi ja nende lahenduste juures on siis nüüd väga oluline teha selliseid olla nii-öelda teadlik, mis põhjusel keegi neid lahendusi pakub ja mis on siis tema see nii-öelda üldse pädevus seda pakkuda, et on sellest sulle üldse kasu, pole üldse kasu või on hoopis kahju. Mõnikord ka see, kui ei ole kasu, aga raha kulub, on ikka kahju. Ütleme siis, et terviseteemalise valeinforing on siis suhteliselt lai, aga kui ma siit nüüd võtan välja meie tänase patsiendigrupi teemad, siis kindlasti vähiteema on väga oluline, et kui inimene saab vähidiagnoosi või siis ka vähiennetus on siis see, kus pakutakse erinevaid lahendusi, millel puudub otsene seos, mis on seotud siis valeinfo või valeinfo levikuga. Kõik kroonilised haigused, kõige klassikalisemad on tavaliselt põhimõtteliselt need, mis statistikast tulevad ka välja, mis on kõige tavalisemad kroonilised haigused. Milleks on suhkruhaigus, milleks on erinevad liigesehaigused, siis erinevad kolesterool, kõrg vererõhutõbi. Siis on, mis siit veel, aga põhimõtteliselt on see ring suhteliselt lai, et see sama suur, ütleme siis tervisemuutus või siis ütleme diagnoos ei pruugi olla seotud alati ka nii-öelda väga tugeva diagnoosiga, et sageli on see oleneb inimesest ja tema taustsüsteemist, aga sageli näiteks kõik, mis on seotud välimusega, nahaga, kehakaaluga,
need on samamoodi inimeste jaoks väga tundlikud teemad ja panevad siis samamoodi infot otsima ja samamoodi leiab sellelt turult väga palju pakkumisi, kuidas neid asju lahendada. Ja kui me nüüd edasi läheme, siis toon siin ühe sellise näite. See on üks patsiendi uuring, mille ma siis täna 2005, siis eelmine aasta alguses läbi viisin. See on siis, kõik patsiendi uuringud on anonüümsed, ehk siis pilt on illustratiivne ja muud infot siin juurde ei ole antud. Siis 36-aastane meesterahvas kõrgharidusega, ääretult toimekas ja tubli inimene rääkis oma kogemusest just nimelt alternatiivmeditsiiniga ja tõdes, et kõik inimesed, kes saavad mõne siis antud juhul siis kroonilise haiguse diagnoosi, on kõik selgeltnägijate vastuvõtud läbi käinud, et see on selline tavapärane ring, mida tema teab oma tuttavate sõpruskonna kaudu ja ka ise siis nii-öelda selle sama ringi läbi on teinud. Ja vahel saad paremini aru ja vahel saad halvemini aru, aga lõpuks siis ajapikku loksuvad need teemad paika ja sa saad aru, et kust sa siis tegelikult seda abi otsid. Et tegelikult see ei ole mitte midagi eripärast, ehk siis tegelikult see, et inimesed diagnoosi saades, rasket diagnoosi saades otsivad erinevaid võimalusi ja neil on tohutu huvi info vastu, neil on kõrgendatud huvi info vastu, on tegelikult täiesti tavaline ja täiesti normaalne reaktsioon. See ongi patsiendi teadlikkus, patsiendi autonoomia, ta hakkab otsima infot. Nüüd on lihtsalt küsimus, kuidas sa selle õige infoni jõuad ja ega sa jumala eest ei komistaks nüüd selle vale info otsa. Ja loomulikult on nõnda, et milleks me räägime ka tervisekirjaoskusest, et tegelikult ei pea käima kõiki selgeltnägijaid läbi. Et see on täiesti normaalne, et sul see mõte tekib, aga tegelikult saab seda ka vältida. Aga samas, mis on väga oluline, mida ma ka oma uuringute põhjal ütlen, et me ei tohi miskit pidi pidada või halvustada seda või sildistada seda, nimetada seda uhuuks, sest tegelikult inimestel on mure oma tervise pärast ja nad otsivad neid lahendusi ja mida rohkem me nende kogemusi uhuuks nimetame või kuidagi, nii rumal, et niimoodi tegid, siis seda enam nad väldivad nendest rääkimist, võib-olla ka varem rääkimist, et mul on selline mõte, et ma tahaksin minna ja ka tagantjärgi rääkimist, mis on tegelikult ju kogemused, mida peaks jagama. Aga mul on üks lugu veel uuringust ja see lugu nüüd, ütleme, et läks nüüd napilt hästi. See on üks noor naisterahvas, kes sai rinnavähi diagnoosi ja samuti kõrgharidusega. Ehk siis ei saa öelda, et inimestel tekivad mõtted ainult siis, kui nad on madala haridusega ja justkui kool on pooleli jäänud, vaid see on täiesti normaalne reaktsioon, see lihtsalt tuleb teadlikult suhtuda. On see, et sa otsid infot, sulle pakutakse infot, sulle sõbrad-tuttavad jagavad infot, sa ise leiad sellist infot, mida sa mitte kunagi muidu ei paneks tähelegi. Ja rinnavähi diagnoosiga oli siis juba plaan minna operatsioonile, keemiaravile, kui tuli pakkumine, et 2000 € eest ikkagi jääb ka rind alles ja lihtsalt on vaja kõik see halb sinu seest kuidagi nagu välja ajada. Ja see tundus väga veenev ja loogiline, ta oli selleks täiesti valmis ja täiesti juhuslikult üks inimene hakkas talle rääkima, et tema elus oli kurb sündmus, sest isa suri vähki, peamiselt siis sellel põhjusel, et oleks saanud tegelikult terveneda ilmselt, aga kuna ta jättis ravi pooleli
ja nimetas selle sama inimese nime, kelle juurde siis oli tema valmis oma 2000 eurot viima. Sel hetkel käis siis klikk ja ta sai aru, et see ei ole tervenemise tee. Tänaseks on see naisterahvas tervenenud ilusti ja ta nii-öelda tänab seda teadlikkust, mis tal tekkis, aga milleks ta sellel hetkel võib-olla omal jõul ei olekski jõudnud. Ehk siis tegelikult need on kõik sellised olukorrad või inimesed meie ümbert, kes siis on tahes-tahtmatult otsinud infot, sest see on väga oluline nende jaoks ja nad on leidnud erinevat infot ja püüdnud need siis ka nii-öelda võimalikult palju siis ka läbi uurida ja ikkagi ise kohal käia ja võtta siis konsultatsioon ära ja nii edasi. Ja mis see siis põhimõtteliselt tähendabki seda, et see eelnev baas, ehk siis tervisekirjaoskus on selle nimi, siis eelnev baas, kus siis kui midagi juhtub, kui ma satun sellesse infoteemiasse, olgu see siis läbi selle, et ühiskonnas tuleb haiguspuhang, kogukonnas on, ma ei tea, vesi reostunud, olles siin Tartus, lugesin lehtedest, siis või siis ongi see üksik, et mul konkreetselt on raske diagnoos ja ma pean sellega nüüd tegema otsuseid ja toime tulema. Neid variante, miks inimesel võib veel tekkida selline hüppeline kõrgendatud huvi või selline tohutu huvi ja vajadus saada lisainfot on tegelikult veel. Näiteks üks nendest on lapsevanemaks saamine ja veel mõned. Siis selle tarvis ongi nii-öelda see tervisalane kirjaoskus, et sul on nii-öelda enne need teadlikud tehnilised 1, 2, 3 tehnikad olemas, kuidas ma siis kuidas ma selle infoga nüüd toime tulen ja enda jaoks neid otsuseid samm-sammult tegema hakkan. Palju see oma olemuselt tähendab siis see tervisalane kirjaoskus seda, et sul on võime hankida ja lugeda ja ka mõista tervisalast teavet ja selle põhjal siis teha terviseotsuseid ja jälgida ravijuhiseid. Kuigi see on üks osa nüüd sellest nii-öelda patsiendi autonoomiast, ehk siis sul peab olema nii-öelda enesejuhtimine või sul peab selline eneseabioskus olema, kuidas ma selle infoga toime tulen. Siis seda tegelikult ei tehta nii-öelda ainult üksi kodus, vaid see tähendaks seda, et riik annab sulle programmid, annab sulle selle riiklikult alati garanteeritud info, mida näiteks paljudes riikides õpetatakse juba koolis. Teine variant on see, et sul on alati riigi poolt see üks koht, kuhu inimesed helistavad, nagu mul üks hea sõber Rootsist ütles, et nemad kunagi ei guugelda, nendel on see kindel portaal, kus nad lähevad ja kuhu nad helistavad. Nad alustavad sealt, nad ei alusta Google'ist. Ehk siis on see riigi tugi ja on ka see enesejuhtimise või eneseabioskused, kuidas kriitiliselt mõelda ja leida siis need lahendused koostöös arstiga, mis on sinu jaoks olulised. Ja kuidas siis nende infoteemia ohtudega siis hakkama saada? Mul on siin ka siis mõned sellised näidised, mida kasutavad siis need, kellel on siis huvi sulle midagi müüa või nii-öelda, kelle jaoks on siis kelle jaoks see, et kellelgi on infoteemia, siis tekib turg ja sa tahaksid talle midagi müüa. Siis mida alati kasutatakse on see, et kui inimestel on väga palju infot, siis neil on hirm, sest nad ei taju, nad ei orienteeru selles infos, siis seda hirmu süvendada, mitte leevendada. Teine on siis viha, mis on seotud sellega, et miks see kõik juhtus, aga samamoodi nagu infoteemias, et ma olen nii vihane, et ma ei saa aru, mida ma tegema peaksin.
siis samuti, et selle oma sõnumiga või selle pakkumisega seda viha pigem suurendatakse, kui et seda vähendatakse. See on nüüd rohkem selle ühiskonna baasil, ehk siis selle pandeemia ajal näiteks oli näha. Aga hirm on peamine see, mida siis nii-öelda üksikisikule siis ikkagi kuidagi võimendatakse, sest mida hirmunud sa oled, seda rohkem sul on vaja seda teenust, et seda võib-olla suurendatakse ja laiendatakse, mitte ei püüta kuidagi adekvaatselt korrigeerida, et kus meil siis päriselt see, mida me kardame, mida me ei karda või mis on tehtav, mis ei ole tehtav. Ja kolmas väga oluline asi on siis sõltuvuse tekitamine. Et just siin eile rääkisin ühe kaasdoktorandiga, kes on siis psühholoogia instituudis ja jõudsime siis nii-öelda sellisele sõnastuseni, et nii-öelda mitte ei anna karku, et niipea kui sa jala alla saad, siis ole hea, mine edasi, aitasin sind, mine nüüd edasi, vaid eesmärk on jätta nii-öelda oma mõju välja. Hoida inimest nii-öelda, et sa ise ei saa hakkama, sul on kogu aeg vaja regulaarselt midagi tellida, osta, käia puhastamas, arendamas. Et selline nii-öelda sõltuvuse tekitamine, mõju väljas hoidmine, mis on just vastupidi, ütleme siis tervishoiusüsteemiga, kus on ikkagi, sa oled terve ja siis kõik. Ja mõnikord on just nimelt see probleem see, et tervishoiusüsteemis sa ei saa seda empaatiat, et sa tahaksid, et ikka veel arst helistaks ja küsiks, et kuidas sul ikka on ja kas sul ikka on kõik hästi. Ja et seal tuleb ka seda tasakaalu kohta leida, et see patsiendi ja arsti suhe oleks hea ja omavahel see sünergias. Aga laias laastus ongi nõnda, et kui ühed tahavad, et saaks terveks ja saaks nüüd ära, siis teised tahavad, et tule siia, sa ilma minuta hakkama ei saa. Ja need on sellised, ütleme, 3 sellist märksõna, mis panevad kindlasti nii-öelda lambi põlema. Ja kui me siia juurde nüüd võtame selle sotsiaalmeedia pealetungi, siis või ütleme sellise meie elu uue normaalsuse, et meil on sotsiaalmeedia, meil on väga palju infot, meil on internetikeskkond, siis sotsiaalmeedia algoritmid on seotud sellega, et nad ikkagi näitavad sulle asju väga mitu korda. Ja mitte niisama, vaid sellepärast, et aju omakorda. See on natuke seotud ka selle kõige esimese matemaatika ülesandega. Et kuna aju tunneb ära seda, mida tema on varem kuulnud, kui tema on ikkagi 3 korda midagi juba näinud, siis tema võtab seda juba rohkem omaks. Ja temal on juba loob vaste, et ahah, seda ma olen juba näinud, järelikult sellel on vaste olemas, järelikult kui vaste on olemas, on see tõene. Et kui sa ikkagi, sulle midagi väga palju näidatakse, väga palju oled seda juba näinud, kas või alateadlikult, siis ta tundub usaldusväärsem. Mis on siis veel tervise kommunikatsioonile, ütleme, omane või mis siis erinevad uuringud näitavad, et kui inimesel on tervise teema, siis tema jaoks on selline nagu kinnituse saamine kõige olulisem asi. Ja kui sul nüüd ikkagi, sulle korratakse seda infot ja sa saad nagu kinnitust sellele, siis sulle pakutakse seda infot, mida sina oled juba vaadanud, mille osas sinul on juba huvi olnud, mida sa oled juba mitu korda külastanud, siis sa saad järjest kinnitust sellele, et ahah, et see, mida ma olen juba külastanud, see nüüd tuleb jälle, järelikult ma olen õigel teel, järelikult see ikkagi ongi õige ja järelikult ma võiksin selle peale edasi mõelda. Mis omakorda viib selleni, et see info, mis sinule seal ringitatakse ja kedratakse, ongi sageli seesama, täpselt seda laadi, samade märksõnadega info, mida sina oled kogu aeg muudkui järjest enamaga loed ja vaatad ja huvitud. Mis omakorda loob sellise enesekindluse oma teadlikkusest ja kasvatab nii-öelda teadmatust oma teadmatusest. Ehk siis, mida siis uuringud näitavad, on see, et inimesed, kes on ikkagi väga selgelt valeinfo baasil oma erinevad terviseotsused teinud, on tegelikult
Neil ei ole ükskõik sellest teemast, nad on väga huvitatud sellest teemast, nad on väga palju lugenud, nad on väga palju otsinud materjali, nad on nad on iga kliki ära teinud ja selle läbi lugenud ja leiavad, et tegelikult nad on väga teadlikud ja nad on saanud kogu aeg seda kinnitust, et need asjad, mida nemad teavad, need ongi nii, ja selle võrra lihtsalt mida rohkem sa loed ja mida rohkem sa otsid ja teed seda ainult internetipõhiselt ilma sellise nii-öelda teadlikkuse filtrita, võib juhtuda see, et sa nii-öelda pidevalt mitte ei saa targemaks, sa ei saa teadlikumaks, vaid sa kasvatad oma teadmatust oma teadmatusest, olles selle võrra väga enesekindel patsient, tehes on väga enesekindlalt oma otsuseid, mis ei pruugi olla parimad terviseotsused. Niimoodi. Ehk siis siin on mul jällegi üks patsiendi uuringust üks väga ehe lugu, üks proua, kes on nii-öelda täpselt selles rattas tegelikult oma teadmatust kasvatanud ja olles seejuures tänaseks päevaks ikkagi väga teadlik tervise tarbija, väga läbi töötanud erinevad materjalid ja on valmis siis ka seda infot, ta on väga enesekindel ja on ka valmis seda infot siis teistele jagama. See on nüüd konkreetselt ühest vaktsiiniskeptikute uuringust, mis sai siis samuti eelmisel aastal, üle-eelmise aasta alguses ja eelmise aasta keskpaigas tehtud ja ta tõdebki, et ta on väga suur uurija, tal on tohutult raamatuid, ta on erinevates keeltes, loeb, see tähendab siis läbi Google'i ja nii edasi, töötab väga palju materjali läbi, ta on ilmselt vaktsiinidest lugenud rohkem kui me kõik kokku, küll aga paraku ja tänaseks tal on tekkinud veendumus, sest ta on nii-öelda juba hakkab info korduma, ta on juba nii-öelda interneti läbi lugenud sõna otseses mõttes ja ta on nii-öelda tunnistab, et ta on nagu täiesti teadlik kõikides terviseotsustes, et ta lihtsalt teab nii palju, ta on valmis seda infot ka teistele jagama. Ehk siis tema siis nagu peamine kindel veendumus on see, et igasugune vaktsineerimine ei ole hea ja küll aga kõik see info, kus ta on siis tänaseks päevaks see infomaailm, kus ta on siis seotud ainult sellise nii-öelda ühe silotorniga. Ja siin siis mingi hulk selliseid manipulatsioone, et mida siis silmas pidada või mida vaadata, et laias laastus on üks selline hea juhis, mida te võite ka kasutada, et kus on siis nii-öelda nagu kolm erinevat värvi, millel silma peal hoida. See roosa on siis selline nii-öelda ettevaatust, kindlasti mitte, siis millised väited siis seal juures on. Ettevaatust on siis alati selline, et on nii-öelda liiga hea, et olla tõsi ja ikkagi väga vildakas loogika. Ja kolmas on siis selline usupõhine, ehk siis see töötas minu peal, kui sa seda ikka tead, siis uus on parem või vana on parem või siis omakorda kõik see, mis on seotud, et eksperdid väidavad, aga mitte ühtegi kindlat nime pole välja töötatud või välja toodud. Teine on siis selline nii-öelda vildakad võrdlused, ehk siis see kollane pool, kus on toodud täiesti asjakohatuid võrdluseid või asjakohatuid nii-öelda uuringuid sisse. Ja kolmas on siis see, kus sa nii-öelda nagu hoia end. Ehk siis mõtle, kas sul üldse sellist asja vaja on. Kas see üldse on sinu probleemiga seotud teema. Et täiesti tahes-tahtmatult hakates otsima oma põlvevalu jaoks lahendusi, leiad sa lõpuks
leiad sa lõpuks purgitäie toodet, mis näiteks suurendab juukse kasvu. Ja endalegi arusaamatult tundub sulle see hea mõte. Ehk siis nii-öelda tule tagasi, mis on üldse see teema, mis sinu jaoks on oluline. Ehk siis, ja siin on siis, mis siis meil täna nii-öelda Eestis ringleb, võtame siis välja, need on konkreetsed nii-öelda täna sotsiaalmeedias ringlevad imelised võimalused oma tervist parandada, et mis värvi sellise sõrmeviibutuse me sinna peale paneksime, et kas siis nii-öelda ettevaatust, mõtle lähemalt või hoia hobuseid. Et siin nüüd ma pean tunnistama, et mul on sisuliselt kõik need näited, mis täna siis internetis meil siin ja praegu keerlevad, on siis tegelikult selle nii-öelda ettevaatussildiga. Aga vähiravi ilma kõrvalnähtudeta on täiesti omaette teema tervisealases valeinfos ja need on siis näiteks 2 sellist väga konkreetset pakkumist, mis täna siis internetis on. Siin võib muidugi tuua juurde ka nendest teistest alarubriikidest, et minu isiklik kogemus ja vildakas võrdlus. Teine teema, mis on sageli seotud ka just nimelt ka vähiennetusega, siis on seotud sellise nii-öelda pideva organismi puhastamise vajadusega. Ja see on nüüd väga palju sellise hirmu peale mängitud. Ehk siis hirmu peale mängitud ja siis see sõltuvuse tekitamine, et sa pead seda kogu aeg tegema, sest see kõik tuleb kogu aeg jälle tagasi. Täiesti omaette teema on nii-öelda need parasiitidega võitlemine, mis on küll kaasaegses maailmas. Ma ei kujuta ette, kust need parasiitid peaksid tulema, aga see on aastaid ringelnud erinevad tooted ja erinevad pakkumised, mis on seotud selliste parasiitide võitlemisega. Tänapäeva kaasaegsele linnainimesele müüakse seda. Ja ütleme siis võidelda või puhastada detox, pidev detox kuni põhimõtteliselt nagu erinevate organiteni. Maks on tavapärane, aga siin on siis ka kopsud, ühesõnaga pidev selline, kõik mis võib miskit pidi olla justkui sinu terviseennetusel ülioluline ja mida sa pead tegema kogu aeg. Ja mille osas siis kõik need lahendused on siis tegelikult ühes või teises siis rahvusvahelises sellist T-Pank lehel siis ka välja toodud kui skämm. Aga mis siis veel? Naturaalne ja traditsiooniline. Ja see on nüüd selline natukene piiripealne, lihtsalt oleneb see, mismoodi seda on esitletud. Ega siis iseenesest ei ole ju miskit halba, kui me piparmünditeed ju ostame. Ja piparmünditeed kuivatatakse ja müüakse ja see on väga hea. Küsimus on lihtsalt selles, et kõike ei saa naturaalse ja traditsioonilise nime all müüa. Seda enam, kui me tihtipeale, kui hakata vaatama neid nii-öelda väga traditsioonilisi retsepte, siis nendes puudub igasugune teadmine sellisest nagu päriselt traditsioonilisest nii-öelda rahva või ütleme loodusmeditsiinist. Või ütleme siis sellisest vanavanaimate pärandusest, et see on lihtsalt märksõna, millega müüakse. Et see on selline müügiargument. Kõik, mis on seotud meie sellise stressi ja ärevusega, on nüüd absoluutne müügihitt. Ajuudu on uus teema, millega tuleb võidelda. Olen aru saanud, tegelikult ajuudu on muidugi täiesti meditsiiniliselt olemas, aga kuidas sinna, mis selle juures veel on tavaliselt
või ütleme selline uus nähtus ja paljuski siis sellise sotsiaalmeedia ja ka AI-ga seotud nähtus on siis see, et tee test. Ehk siis sa põhimõtteliselt sellise lihtsakoelise internetipõhise algoritmi peal teed testi ja saad endale mingi diagnoosi. Ja selle diagnoosi juures siis loomulikult on ka lahendus, kuidas siis ütleme, närvid korda saada. Ja et põhimõtteliselt ikkagi päriselt haigused vajavad adekvaatset diagnoosi, et sellised lihtsakoelised testid seda ei võimalda. Ja paranemised autismist, ATH-st, need on nüüd seotud väga konkreetselt vanemate tänaste muredega, aga üldse paranemised ka kroonilistest haigustest on nüüd teema, mis on täiesti nii-öelda buumivad, võime öelda. Seal kindlasti on ka oma selline taustsüsteem, et kõik, mis on vaimse tervisega seotud, selle kirjaoskus on meil täna väike ja sageli ka nii-öelda see teadmine, kuhu minna, mida teha ja ka selle abi saamise võimalus. Ehk siis, mis on nende reklaamide juures samas väga ebaeetiliselt veel täiendavalt tehtud on see, et tavaliselt need postituse tekstid räägivad pigem sellisest, tee oma laps rõõmsamaks ja iga väike detoks jälle lapsele ja et ikkagi nii edasi. Aga kui sa selle video käima paned, siis video, mis ju tegelikult on see, mis kohale jõuab inimestele, kirja loetakse ikkagi vähem, kui vaadatakse sellist audiovisuaalset videot, siis need on tegelikult väga konkreetselt, et ATH laps 14 päevaga hakkas, või ütleme siis autistlik laps 14 päevaga hakkas rääkima, vaatas otsa. Ühesõnaga see video ja see kiri alati ei lähe ka omavahel üldsegi mitte kokku. Et sageli see kiri on palju leebem kui see video ja tegelikult inimestele mõjub video. Ja mul on siin mõned veel. See oli siis see, mis ma ka näitasin selles nii-öelda samamoodi selles ettevaatussildiga lahtris. Ehk siis sellised uus on parem või vana on parem või siis see versus see. Need on ka absoluutselt sellise ohumärgiga tervise pakkumised. Sest väga palju on ka neid variante, kus ikkagi uus ei ole parem. Ja sageli see on sisutühi. Ja siin on minu absoluutne lemmik täna internetis keerlevast tervisetoodetest. Ehk siis see on siis algoritmi pealt pakub mulle sotsiaalmeedia seda toodet väga jõuliselt, ilmselt arvestades minu profiili. Ta alguses pakkus mulle sellist ülekaalulisuse asja, see ei läinud kuidagi, ma ei reageerinud sellele, siis ta pakkus mulle, kuidas sellega saab mingid lõtvunud nahka ja muid, ühesõnaga väga palju erinevaid asju sai sellega korda. Ja ma ikka ei läinud justkui liimile, kuigi ta kordas seda väga-väga palju. Ja kui ta enne oli see pakkumine, et 14 päevaga saan ma kõhnaks ja lõtvunud nahka ei ole ja siis oli veel vahepeal, ta pakkus mulle, et see toimib eriti hästi meestel. Et okei, et võib-olla ma ise siis ei soovi seda, aga äkki ma olen hoopis mures näiteks mehe pärast. Selgus ka see ei läinud peale. Ja nüüd, kui ma hakkasin teile seda esitlust siia kokku panema, siis ma vaatasin, et kui enne oli pakkumine 14 päevaga saab kõhnaks ja kõike muud, siis kõhnaks terveks ja kõike. Siis nüüd tuli mulle pakkumine, et juba 9 päevaga saab, et selles mõttes on see nagu ehe näide, et esiteks see kordus,
nii et ta ikkagi hakkas mulle juba silma jääma. Ta pakub mulle erineva nurga alt, mis võiks mind kõnetada minu profiili arvestades. Ja kui ma siis juurde võtan, on selline tammimot.com on siis üks nendest sellistest saitidest, kus siis nii-öelda sellised vale terviseinfot või siis neid tooteid siis vaadatakse, mis need on ja mis need siis tegelikult on, siis on see ka osutunud taaskord, nagu ka need eelnevad tooted, siis absoluutseks feigiks. Ehk siis nii see paraku on, aga see on selles mõttes üks täiesti tüüpiline näide. Kellelgi on mikrofon sees. Ja kuidas siis, mis aitab siis teha selliseid otsuseid või kuidas siis mida mõelda, et tegelikult ega siis, kui sul on väga palju sellist infot, sul on internet seda 7 korda kerinud, sul hakkab see juba ajule tunduma ikkagi miskit pidi natuke juba usaldusväärne, siis mida nende erinevate teenuste ja toodete puhul siis saab ka vaadata, et seda siis soovitab ka Suurbritannia nii-öelda terviseportaal, ehk siis see on siis nii-öelda see brain otsuse tegemise tööriist, et mis on kasud, mis on riskid, mis võimalusi mul veel on, mis on alternatiivid, mis mu sisetunne ütleb, see on ka alati oluline. Ja mis saab siis, kui ma üldse mitte midagi ei tee. Et mõnikord selline lihtsalt teadlikult asjasse suhtumine aitab jõuda enda jaoks lahenduseni. Ja kui just täpselt nii, et kui sa seda ikkagi, et ega see eneseabi ei pea olema ainult üksi tehtud, et eneseabi on ikkagi koostöös tervisetöötajatega. Ma võtan siit sõnajärje korraks üle ja räägin veidi allikakriitikast ja just nimelt sellest, et kui on huvi leida üles teaduse mõttes usaldusväärsed allikad, sest nagu Kristina rääkis, meil on infodeemia ja igal inimesel on võimalik panna täna kokku üsna usaldusväärsena tunduvaid materjale, aga see sisu võib olla mis iganes. Ja ma alustan kohe kõige värskema teemaga ja sellise teemaga, mis on meile tekitamas muret mitte ainult terviseinfo alal, vaid kahtlemata ka näiteks inimeste ajaloo taju puhul või üleüldse tegelikult maailma mõistmise, maailma mõtestamise oskuse juures, et aina enam tulevad meile appi erinevate tööülesannete ja eluülesannete puhul nii-öelda tehisintellekti või AI tööriistad, on ju. Ja üks siin üsnagi värske uuring USA-st ütles juba eelmisel aastal, et 1/6 täiskasvanud inimesest otsib siis abi, tuge, küsib küsimusi AI chatbotidelt. No need on siis peamiselt on ju ChatGPT on kõige rohkem vist kasutatav, aga on ka Gemini ja Copilot ja igasuguseid muid tööriistu. Aga siin on üks väga-väga oluline hetk ja nüüd ma natuke üldistan, sest tõepoolest AI tööriistu ja neid printsiipe, kuidas nad töötavad, on mitmeid. Aga see, kuidas praegu inimesed kõige enam kasutatud AI tööriist on midagi ChatGPT-laadset. Järjest tulevad uuringud, mis näitavad, et inimesed ei googelda enam, vaid lähevad ChatGPT-sse ja küsivad nii-öelda masina käest, et ütle mulle, mis viimasel ajal maailmas toimub. Ütle mulle, mida ma peaksin tegema. Ma tunnen ennast täna halvasti, anna soovitusi, plaanin reisi Berliini, kuidas peaksin toimima. Kõiki erinevaid küsimusi. Ma usun, et nii mõnigi teie seast on ka ju mänginud nende tööriistadega ja saanud sealt nagu eduelamus, täitsa tark masin, nagu täitsa mõtleb. Aga tegelikkuses ei maksa ära unustada ja eile just oli väga hea avalik loeng oli ühelt 30 aastat AI tehnoloogiatega töötanud professorilt Dagmar Monett, kelle puhul ma eeldasin, et ta räägib sellest, milline vinge tulevik meid ootab ees nüüd, kui meil on ajud, mis suudavad koos masinatega töötada palju paremini, aga ta oli kõige hullem skeptik üldse.
ja ta ütles, et põhimõtteliselt, kui me läheme ja usaldame oma elu ja heaolu ja tervist puudutavad küsimused ChatGPT kätte põhimõtteliselt, siis võime me väga hullusti orki kukkuda. Sest tegelikkuses sellised nagu suure keelemudeli põhised AI tööriistad, need, see ei ole isikustatud. Need on ennustusmasinad. Sinna sisse on pandud miljardeid tükke infot ja mida LLM või ka teist tüüpi lahendused, jällegi siin on minu ekspertsuse piirid, aga mida ta teeb, on ta ennustab, et selles kontekstis peaks järgmine sõna olema tõenäoliselt see. See tähendab, et mis läheb sisse sellesse suurde tekstide korpusesse, see otsustab ka selle, mis tuleb välja. Ja oletame näiteks, et keegi tahab manipuleerida selle süsteemiga või näiteks on sisse söödetud andmed vigased, kogutud kokku sotsiaalmeedia tekstidest või mingitest, kes teab, kus kurat kokku aetud materjalidest. Siis on ka väljund vildakas. Ja siin on olnud nüüd viimastel aastatel tegelikult väga tõsiseid juhtumeid, mis on lõppenud ka inimeste surmaga, sest inimesed usaldavad neid üsna intelligentsena ja mõelge, kuidas me selle kohta ütleme ka tehisaru, tehisintellekt, artificial intelligence, juba see nimi, see silt juba ütleb, et see on tark masin, on tegelikult siiski lihtsalt ennustusmasin, mis ennustab järgmist sõna. Ja need on haavatavad süsteemid, sest mis läheb sisse, see tuleb välja. Ja kujutage siis ette näiteks, et ma olen kõrge toimevõimega ja rohkete botivõrgustikega ja rohke raharessursiga kuri tegutseja. Ma võin sinna sööta ükskõik mida sisse. Igapäevaselt muidugi parandatakse neid süsteeme ja lootus püsib, et need haavatavused roogitakse välja, kuid üks soovitus, mis ma teile täna annan, on see, et palun ärge usaldage oma tervise kohta käivaid küsimusi näiteks ChatGPT-le või Copilotile või ühesõnaga AI tööriistadele. Et seal on liiga palju vigu esinenud väga erinevates valdkondades, et võtta vastu selliseid otsuseid. Aga kui me räägime üldiselt kõigest sellest, mida inimesed postitavad, väljaanded, YouTube'i kanalid, TikToki videod, igasuguseid asju liigub digiplatvormidel ringi, ja kui me vaatame ka laiemalt, mis inimesed poe taga räägivad ja bussis, mis juttu aetakse ja rahvakoosolekutel ja igal pool mujal, siis tegelikult on meil võimalik jaotada info 4. Siit on üks puudu, sest väga suur osa infost on tõene, õige, ei kahjusta kedagi ja on nagu selline hea informatsioon. Seda me tavaliselt ei taha panna nendele sellistele kriitilistele slaididele, aga ärme unustame ära, et siin ümber on nagu palju tõesti informatsiooni ka. Aga kui me räägime sellisest tüüpi infost, mis meid natuke murelikuks muudab, siis me räägime väärinfost, desinfost ja kuriinfost. Väärinfo on see, mis juhtub siis, kui info või osad sellest infost või sellest narratiivist on valed. Aga see, kes jagab seda, ei tee seda meelega. Ta ei jaga seda teadlikult, ta on lihtsalt võib-olla asjadest valesti aru saanud. Ma olen meedia uurija, see on minu teema viimased 5 aastat olnud. Ma pidevalt pean ennast korrigeerima, vabandama inimeste eest. Kuulge, ma nüüd kontrollisin üle ikkagi, et ei ole see asi niimoodi. No ma räägin teile oma kõige lollakama asja ära, sest see on lihtsalt nii rumal, et siis te saate mu üle naerda. Ja võib-olla enda apsakad ei tundu enam nii hullud. Nägin aasta aega tagasi umbes sotsiaalmeedias ringi rullides postitust. Üks loomaaed oli teinud postituse, et teate, me oleme katsetanud nüüd, et flamingod, kui neile sööta mustikaid, siis nad ei lähe mitte roosaks nagu tavaliselt, kui nad söövad neid grilli ja neid krevette ja asju, mis annavad neile selle roosa tooni. Nad lähevad lillaks. Kui te ei tea, siis lilla on mu lemmikvärv, mis tähendab seda, et ma olin väga valmis seda infot uskuma. Mulle meeldivad linnud, mulle meeldib lilla värv ja nagu see tundus kuidagi loogiline, et nagu vaata tulbi paned ka värvilisse vette, siis ta läheb teist värvi. Ma olin täiesti valmis uskuma, et kui flamingodele sööta palju mustikaid, siis nad lähevad lillaks. Kuniks ma siis hakkasin nagu vaatama, issand, kui äge, kuidas küll ma ei ole sellest enne kuulnud, näitan abikaasale seda ja mul mees on nagu, et sealt tuleks doktorikraad ära võtta kullake. Sest nagu
nii lolli asja orki ei ole ju võimalik kukkuda, isegi kui su aju on pool välja lülitanud ja sa oled kuskil õhtul tööpäevast väsinunas ringi rullimas. Vaata palun kuupäeva, 1. aprill. Me teeme kogu aeg naljakaid, tobedaid, lolle vigu, millel on tegelikult võib-olla sageli meie elule mõju. Meil kõigil on pimetähnid. On mingisugused hetked, kus me oleme väga-väga haavatavad ja me võime ka edasi jagada täielikku kelbast, kamarajura, mis iganes akadeemilist terminit me siin kasutame. Aga sageli siis väärinfo puhul ei ole levitaja, ta ei taha halba teha. Ta lihtsalt kogemata on jäänud uskuma midagi, mis ei ole tõene. Hoopis teisest puust on desinformatsioon ja desinfo suhtes me peaksimegi olema palju karmimad, sest siia alla kuulub ka see, millest rääkis Kristina. Uhuuks ei tohiks iialgi tembeldada inimest, kes otsib abi. Aga uhuuks võiks täiega tembeldada kõiki neid, kes on sellest teinud endale äri, kes teadlikult müüvad suvalist solki, pendleid, mida iganes, kes teadlikult on teinud inimeste haavatavusest endale äri, sest nende agenda on müüa sulle toodet, teenida raha. Ja desinformatsiooni puhul siis on info väär ja selle eesmärk ongi kahju teha põhimõtteliselt. Ta on nagu teada, et sellest ei ole tolku. Või just nimelt, et lõhestab ühiskonda, teeb meie omavahelised suhted keerulisemaks. Ja siis on kuri info, mis on tehniliselt õige, aga ta on strateegiliselt kas toimetatud või väga hästi ajastatud. Näiteks, kui ma siin ütleksin midagi, kõik Eesti arstid on parajad uhuud, võib öelda keegi Vanglaplaneedi loojatest. Siis kui te lõikaksite ära selle viimase osa, võib keegi Vanglaplaneedi loojatest öelda ja te näiteks laseksite interneti lendu sellise klipi, kus mina ütlen, kõik Eesti arstid on parajad uhuud. Tehniliselt on see tõde. Jah, ma ütlesin seda, see on faktiliselt õige, aga ta on nagu lõigatud kontekstist välja. Et siit hüpata edasi, siis kui te võib-olla panite tähele, et mul hakkasid põsed roosatama ja ma läksin suhteliselt närvi siis, kui ma räägin nendest inimestest, kes teenivad teiste kannatuste pealt raha, ise teades sageli või olles oma sellest Delulu maailmas juba nii sees, et nad on ise ka uskuma jäänud, et neil on erilised võimed näha ingleid, kanaldada tulnukaid, tuvastada juurpõhjuseid ja mida iganes. Ja ma lähen pisut tigedaks, kui te tähele ei pane, sest suur osa sellest on teadlikult levitatav jama. Ja nad ründavad kõige haavatavamaid. Neid meie seast, kes maadlevadki väga tõsiste probleemidega, kes otsivadki õlekõrt, kes nagu on valmis tõepoolest pöörduma ükskõik kuhu, et saaks vaid abi endale või lähedasel. Ja siis on sul 7 Maris Pullat seal reas, kes on valmis sulle tegema juurpõhjuste läbi veebi mingisugust mambo-jambot, millest ei ole tõenäoliselt sulle suurt kasu. Nüüd ma pean ennast kindlasti korrale kutsuma ja mitte üldistama, sest suur osa sellest desinfost, millest ma räägin, tal on isegi sellised nagu vandenõu teoreetilised elemendid juures. Ära usalda arste, sest nad ei räägi sulle tegelikku tõde. Nad on kõik sinu vastu, nad on Big Pharma poolt kinni makstud. Näete jälle teile siin kuri info materjali, mida saate loominguliselt lõigata. Väga sageli on siis konspiratoorse mõtlemise puhul see, et see info, mida esitatakse, on vastuoluline, et jah, ühel hetkel nii, aga teisel hetkel naa. Seal on teatud mõttes selline nihilism sisse kirjutatud. On keegi, kellel on pahatahtlikud motiivid, keegi väga kuri, mingisugune organisatsioon, tegija, Karmen Joller näiteks on praegu väga kuri terviseeliidi juht. Midagi peab olema valesti ja see peab olema nagu selline süsteemne kokku lepitud nagu vandenõu. On olemas tagakiusatud ohvrid ja kui ka esitatakse tõendeid, et see ei ole võimalik või et see ei toimunud nii, siis need on fake news. See on kindlasti jälle kinni mätsitud. Ja kõige peamine konspiratoorse mõtteviisi omane nagu element on see, et juhuslikkust tõlgendatakse mustrina. Ja siit tulevad ka need näited, mida Kristina tõi nendest intervjuudest, et ja laps jäi viljatuks. Et seal peab olema muster. Kõigepealt juhtus see ja siis juhtus see. Et seal peab olema mingisugune seos.
sest me ei suuda leppida selle tõe, nagu selle reaalsusega, et asjad lihtsalt juhtuvad. Heade inimestega juhtuvad väga halvad asjad, halbade inimestega juhtuvad väga head asjad. Vahest ei olegi mingisugust põhjust võimalik tuvastada. Aga meil on vaja neid ankruid, mis ütlevad meile, et on mingi põhjus, midagi pidi, keegi peab süüdi olema, miski peab süüdi olema. Vandenõuteoreetilise mõtlemise kohta on üks ülihea inglisekeelne küll, aga selline väike kiire ülevaade, mis on hästi selgelt kirjutatud, The Conspiracy Theory Handbook. Ja ma soovitan seda kas või siis Google Translate'i abiga lugeda, sest sealt te saate need peamised tööriistad kätte. Ja vandenõuteooriad võivad tõepoolest vahetevahel ulatuda desinfo suurte kampaaniatena täiesti ajalukku. Et tavaliselt oma koolitustel, kui me räägime sellistest, kõik ju teavad tõdedest, siis kui me räägime Ivan Chai juhtumist, siis enamus inimesi on nagu, mis mõttes? Sest Ivan Chai maagilistest omadustest, suure vene rahva saladuse juurtest olen ka mina kuulnud, olen Peipsi ääres käinud söömas sibulat ja joomas Ivan Chaid. Aga tegelikkuses oli see pehme jõu propaganda tööriist, millega üritati siis süvendada seda narratiivi, et Venemaa ja venelased on väljavalitud rahvus, kellel on ürgne loodusega side ja neil on teada sellised müstilised tõed, mis ülejäänud rahvastel on kättesaamatud ja nii edasi, nii edasi. Ivan Chai oli lihtsalt tööriist. Et nagu te saate aru, siis siin on kokku saanud propaganda, konspiratsiooniteooriad, valeinfo, väärinfo, desinfo, kuriinfo ja kõiges selles päriselt nagu puhtalt välja tulla ja öelda, et mina ei tee kunagi vigu, on võimatu. Kes iganes ütleb, et tema ei tee iialgi vigu, et tema teab, kuidas asjad on. Ärge uskuge teda. Sest me kõik oleme haavatavad, me kõik oleme parajad uhud. Ükskõik, oled sa professor või oled sa alles, ma ei tea, tervise tõdedega tutvuv põhikooli õpilane. Ja see viga on meil siin pealuu sees, ehk siis meie aju on sellest süüdi, sest meil on nii palju selliseid kaldeid ja selliseid väikeseid nihkeid peas, mis panevad meid reaalsust tajuma, maailmast arvama ja iseendast arvama väga vildakatel viisidel. Ja kõik inimesed, kes ütlevad, et nad on väga ratsionaalsed ja hästi targad ja kunagi vigu ei tee, siis nagu andke neile see kognitiivsete nihete ratas kätte ja öelge, et palun, äkki ikka mõni on. See on Wikipeedias kättesaadav klikitavate linkidega ülevaade siis kõikidest kognitiivsetest nihetest, mis panevad meid maailma kuidagi viltuselt tajuma ja meil kõigil on selles osas haavatavus. Ja ülioluline teema on ikkagi placebo võim ja just nimelt see võim, mis on ka rohketes teadusuuringutes välja tulnud, et kui inimene ise usub, et mingisugusel asjal on mõju, siis see töötabki väga sageli, väga hästi. Ma ei ole kindel, kas see on sõnum, mida ma peaksin ütlema vähihaigetele, aga mingil määral me peame sellega ka arvestama. Et tegelikult, kui mingisugused vaaremade ravimtaimede tarkused, mis ei lähe vastuollu näiteks raviskeemiga, et kui need panevad sind paremini tundma ja sa oled veendunud, et sellel on tugi, siis placebo efekti võim on ikka märkimisväärne. Ja ma tunnistan taaskord, see ei ole üldse minu teema. Ma tean ainult nii palju, kui ma olen lugenud nagu kiiresti mingisuguseid ülevaateid, pluss see raamat oli just nimelt placebo efekti osas. Ta tõi nii palju näiteid ja nii palju selliseid nagu muidu väga kriitiline, ülikriitiline raamat, aga just nimelt placebo efekti selgitamise juures, ma mäletan, kui ma seda lugesin, siis see pani mind väga sügavalt mõtlema just nimelt sellise väära, vale ja faktiliselt tõendamatu ravimeetodite maagilisse jõudu tegelikult, ütleme niimoodi. Meie oma aju väike maagiline jõud. Eesti keelde on ka vist kunagi tõlgitud, aga mina ei ole seda oma silmaga eesti keeles näinud. Aga see raamat on üsnagi selline tahe lugemine. 10 soovitust. Mida teha, kui
sul on vaja infot kontrollida. Igat meemi ja suvalist infojuppi ei olegi mõtet kontrollida. Te väsitate ennast lihtsalt ära. Aga kui see puudutab teie finants, heaolu, terviseotsuseid, teie lähedasi, ma ei tea, ükskõik millisel määral siis on nagu sellel teile endale tajutavalt nagu oluline roll, siis esimene on see, et kontrolli ise ennast. Kas sa tahad väga seda asja uskuda? Kas sa tahad loota, et sa leidsid selle, mida sa oled kogu aeg otsinud või oled hoopiski algusest peale üliskeptiline? Äkki see takistab sul midagi nägemast? Et seesama meie enda aju on kõige suurem faktiväänaja tegelikult. Teiseks, et kas see üldse on fakt, et äkki see on tegemist kellegi arvamusega või äkki on keegi nalja teinud? Sarkastilise nalja või sellise tagurpidi kodeeritud teksti äratundmine on hästi raske, eriti kirjalikus kommunikatsioonis sotsiaalmeedias. Kas keegi trollib? Näiteks, meelega tahabki hanitada. Trolle on väga kurja huumoriga ja olen näinud küll neid, kus käiakse väga haigete inimeste kogukondades lihtsalt enese lõbustamiseks mingisugust jura ajamas. Kas tegemist on fiktsiooniga? Kolmandaks, ja ausalt, see on nüüd küll akadeemiline termin, sest päriselt crap detection on ilmunud akadeemilises kirjanduses. Howard, üks väga ekstsentriline meediauurija, on seda kasutanud ja ta räägib sellest nagu kriitilise infotarbimise raames. Et nagu meil on intuitiivne, meil on tundlad reeglina, nagu me suudame ennast väga edukalt ära petta, aga me tegelikult nagu meil on see väike hääleke. Et kas sul hakkab kuskil mingi tunnal nagu võbelema, et kurat, see ei saa olla tõsi. Ja kui see üks väike tunnal teeb niimoodi, et siis äkki peakski natuke pikemalt mõtlema või minema teiste inimeste juurde ja mul on nii hea meel, et onkoloogika on sündinud ja teil on olemas see kollektiivne pasaradar ka, kus minna ja küsida teiste inimeste käest, et kuulge, ma nägin sellist asja. Kuidas see teile tundub? Ja see ei pea olema suur massigrupp, see võib ka olla mingisugune chat endale oluliste inimestega, kes loodetavasti on nagu pärit natukene erinevatest inforuumidest, aga vähemalt nagu mingi võrgustik, kellega põrgatada mingisugust infot, ilma häbitundeta, et kuulge, ma ei tea, ma olen segaduses, ma ei adekvaatselt ei taju enam asju. Et öelge, kas see on nagu loogiline, mida ma siit loen? Minul on olemas vähemalt 3 erinevat gruppi, väga eri tüüpi info jaoks, kuhu ma käin kogu aeg põrgatamas infot, et ma seda kuradi mustikate asja uuesti ei teeks. Et kellega ma käingi ja räägin, et kuulge, kas mina olen nagu kuidagi eriti naiivne hetkel või milles asi on? Ajakirjanduse puhul võiks teada ajakirjanduse toimemehhanisme, miks skandaalid. Täna on kohv kasulik, homme on kohv kahjulik. Jah, kohv. Või punase veini või tomati söömise või mis iganes uudiseid on ju loeme. Miks need uudised tulevad niimoodi üldse? Ja kust leida head teadusajakirjandust? Samuti võiks platvormi vahetada. Et kui miski jookseb teieni ainult TikTokist, kui miski jookseb teieni ainult mingisugusest ühest grupist, näiteks onkoloogika grupist, siis korraks võiks vahetada platvorme. Mine vaata, mis mujal on ka. Käi korraks Google'ist läbi, vaata korraks uudistesse. Sest me jääme oma kõlakodadesse kõvasti kinni. Kas on uudistes üldse midagi äkki olnud selle kohta? Võib-olla see on juba lahti kirjutatud teema. Kas tegemist võib olla sellise netifolkloori või pettusega ja siis tasuks guugeldada, kasutades märksõna hoax, scam ja seal on rohkelt erinevaid tööriistu ja lehekülgi, mis tavaliselt tulevad ühe vastena tagasi inglise keeles otsinguid sooritades. Näiteks Media Bias Fact Check on päris hea koht. Samuti Snopes annab kõik võimalikke, mis vähega netis ringelnud pikemat aega ja saavutanud suuremat tähelepanu. Seal on tehtud väga korraliku analüüsi. Ja eks oma otsioskuseid tuleb kogu aeg arendada ja lõpuks siis võiks ka vaadata, et mida teadus selle kohta ütleb. Usaldusväärne teadus, kust seda leida. Ma pärast need slaidid on teile kõik kättesaadavad ka korraldajate kaudu ja onkoloogika gruppi lähevad ülesse. Et Tartu Ülikoolil on täitsa vaba ligipääsuga info otsimise aluskursused, materjalid põhimõtteliselt, kus sa saad kätte info otsimise põhitõed.
Et kui see tundub sulle natuke võõras teema ja sa oled ebakindel ja sa ei ole kindel, et kas sa oled leidnud ikkagi üles selle õige asja või oled lihtsalt koperdanud millegi otsa, siis aluspädevused on võimalik kindlasti saada kätte. Aga miks mitte küsida teadlastelt otse? No näiteks onkoloogikagrupp annab teile tõepoolest suurepärase võimaluse nagu kollektiivina koguda mingisugused väga segadust tekitavad küsimused kokku. Küsige teadlaste käest. Teadlaste ülesanne on ühiskonda teenida. Mitte istuda kabinetis ja kirjutada teadusbürokraatlikke mingisuguseid projektitaotluseid. Teadlase töö point, kogu elu mõte peaks olema ühiskonna teenimine. Me teeme seda tööd sellepärast, et me tahame midagi paremaks muuta ühiskonnas. Ja sellepärast, kui just mitte nagu ülekoormata teadlaseid, tasub ekspertide käest küsida. Reeglina, kui on küsimus viisakalt ja mõistlikult kokku pandud ja rohkem inimesi tahab seda teada kui ainult üks ja siis 100 inimest nagu kirjutavad kõik sama küsimuse, vaid on mingisugune eestkõneleja organisatsioon, siis ma ei tea küll, et ükski meie ekspertidest oleks nagu, ei, ma ei viitsi vastata. Et kahtlemata leiate te tuge ja abi. Ja selle GIF-i olen ma pannud siia sellepärast, et kui ma omal ajal doktorantuuris mitte sisse astudes, vaid teisel aastal käisin ise läbi need infootsingu koolitused, siis ma tundsin, et mul läks kolmas silm lahti päris tõsiselt. Ja igaks juhuks ma räägin siia kiiresti ära selle, et kuidas üldse teadustööde publitseerimine käib, sest teadus võib olla selline väga segane asi. Põhimõtteliselt on niimoodi. Ja see võib olla natukene distsipliiniti pisut erinev, aga üldiselt on. Teadlased teevad uuringu, kirjutavad artikli selle põhjal, kus muide peab olema meetod väga selgelt lahti kirjutatud. Esitatakse ära teadusajakirja, kus määratakse sellele toimetaja. Toimetaja teeb esimese ülevaate. Kui on crap, antakse kohe, et ei, siia ei sobi. Kui on enam-vähem okei, sobib teema mõttes, tundub enam-vähem adekvaatne, siis leitakse minimaalselt 2 retsensenti, reeglina 3-4, mõndades teadustes rohkemgi, kes on selle valdkonna eksperdid ja saadetakse neile see artikkel, siis kui nad on nõus retsenseerimiseks. Reeglina ei tea, ei retsensent ega ka autor, kes keda loeb ja kes annab tagasisidet ja kelle artikkel see on. On vihjad, mis võivad viidata, kes need on, aga üldiselt see on selline double blind review. Siis lammutavad retsensendid. See ei ole üldse loogiline. Miks te sellise valiku olete teinud? Palun seletage seda paremini. Tehke lisauuring, uus andmekogumine on vaja teha. Analüüsis peate arvestama sellega. Ja annavad hinnangu, et kas asja annab nagu päästa, kas see on nagu hea uuring või on seal nii fundamentaalsed vead, et seda ei tohiks avaldada. Saadetakse tagasi autoritele. Autorid saavad siis teatud juhtudel võimaluse parandada, saadetakse tagasi retsensentidele. Retsensendid loevad uuesti. Vahetevahel see tsükkel käib 4-5 korda. Edasi-tagasi. Ja siis toimetaja teeb lõpliku otsuse, kui kõik tunduvad olevat rahul ja siis läheb asi avaldamisse. Siis teaduskogukond loeb, kritiseerib, tehakse kordusuuringuid, üritatakse näha, kas see asi nagu teistes kontekstides ka töötab niimoodi või on ta nagu mingi ühekordne, unikaalne asi. Vaieldakse, möllatakse, tehakse igasuguseid asju. Nii et see on põhimõtteliselt see, kuidas teadus töötab. Aga jama on selles, et on väga palju teaduse imitaatoreid. Neid kutsutakse predaator-ajakirjad või predaator-väljaanded, kes näevad välja nagu teadus, aga nad ei ole seda. Näiteks selles etapis keegi ei saa raha põhimõtteliselt. Ma ei tea, võib-olla mõne seriaalas saavad, aga suur osa toimetajatest, retsensentidest, autoritest ei saa raha selle ühegi asja eest. Pigem peab isegi peale maksma teadusajakirjadele näiteks 3-6 tuhat eurot, mõndadel erialadel rohkem, et see asi saaks avaldatud näiteks niimoodi, et ta on open access, et ta on kõigile ligipääsetav. Et öelda, et nagu teadlased on mingi suure rahaga kinni makstud inimesed, nagu ei. Selles kohas ei ole üldse raha. Põhimõtteliselt me saame teadusgrante, et kirjutada neid ja saame oma igapäevast palka, aga selles protsessis raha ei ole. Üks väga hea allikas on Beals list, kus saab minna ja vaadata, et kas see teadusajakiri on päris nagu tunnustatud ajakiri või mitte. Kui teil on ka ligipääs, siis võite vaadata Scopusesse, aga mulle tundub, et suurel osal inimestel siiski ei ole sinna ligipääsu. Ja kust ma tean, et tegemist on usaldusväärse ajakirjaga või raamatuga või kirjastusega üldse on ju, siis tegelikult tasub lihtsalt guugeldada. Minu esimene soovitus on see, et vaadake, kas see on kirjastus või on see mingi kirjastuse alt välja antud ajakiri, see nimi, et kus see avaldatud on.
ja guugeldage seda trustworthy sõnaga. Siis saate kohe kätte, kui on mingisuguseid kahtluseid sellega olnud. Tartu Ülikooli raamatukogu lehekülg on väga suureks abiks, sealtki saab vaadata seda ja ma juba nägin, et siin kommentaarides keegi oli Etises käinud kolistamas. Eesti teaduse infosüsteem annab Eesti teadlaste osas päris hea ülevaate, millega nad tegelenud on, mida avaldanud ja nii edasi. Kui te veel ei tea, siis on olemas selline äge koht nagu Google Scholar, mis on Google'i ala otsingusüsteem, mis otsibki akadeemilist kirjandust. Ja Google Scholari puhul on siis muidugi mitmeid asju, mida tuleb jälgida. Seda, kas seda asja on tsiteeritud, kas teised teadlased on selle töö üles leidnud ja seda hakanud tsiteerima. See number on seal kohe otsingute juures olemas. Ma võin hiljem ka näidata seda, kui meil aega jääb. Ja kindlasti tasub vaadata just, et kus see avaldatud on. Kui see on konverentsi tees, siis võib-olla ei ole ta käinud läbi sellest pingpongist, mis me siin enne vaatasime. Kui see on mingisugune poliitika kujundamise raport, siis sellel ei ole olnud retsensente. Kui see on mingis suvalises kohas avaldatud, millel ei olegi nagu ajakirja, et see on nagu mingi suvaline veebileht ja mingit ajakirja nime üldse ei ole näha, siis ei ole usaldusväärne. Aga üldiselt on siis Google Scholari kaudu võimalik teha kiiresti esmaseid otsinguid teaduse osas. Kui te ei pääse ligi nendele artiklitele, siis on mõned võimalused. Sest et teaduskirjandus, nagu kui sa tahad lugeda, siis see maksab $50 üks artikkel näiteks. Väga kallis süsteem, väga röövellik. Ja just nimelt sellepärast, et teaduskirjastus business on nii röövellik, on väga paljud teadlased hakanud sellega võitlema. Üks asi on see, et pannakse üles ResearchGate sellisesse portaali oma käsikirju. Neid samu, mis lähevad nendesse ajakirjadesse, on nagu viimase lugemise variandid, aga nad ütlevad, et see on draft. Et see on lihtsalt üks tööfail mul siin, kuigi tegelikult tegemist ongi nagu viimase failiga, mis läheb kirjastusse. Siis on päris piraatlus ka, on Sci-Hub, mis on tehtud ühe Kasahstani IT-tudengi poolt, kes oli väga kuri, kuna väga paljudes ülikoolides ei ole nii palju raha, et osta ligipääsu nendele suurtele teaduskirjastustele. Tartu Ülikool maksab miljoneid eurosid iga aasta selleks, et meil oleks ligipääs tudengitel ja õppejõududel ja teadlastel nendele andmebaasidele. Ja Sci-Hubis siis on võimalik natuke teistmoodi neid asju kätte saada. Mida ma ka soovitan kõige rohkem on see, et kirjutage teadlastele. Esiteks on see teadlasele märk sellest, et tema kirjutatud asjadel on auditoorium ja teiseks, kui ta ei ole just väga hõivatud teadlane, siis reeglina teadlased jagavad teiega oma faile just nimelt selleks, et see teadus leviks. Kristina, võtame kokku ja siis vaatame, kuidas meil küsimustega on ja mis me veel jõuame teha. Sul on mikker mute peal. Ma tänan märku andmast, ise ei oleks tähelegi pannud, ütlen ausalt. Ehk siis kokkuvõtteks on siis nõnda, et patsiendil on järjest rohkem vastutust, otsust ja see on tegelikult asja juures hea, see on demokraatliku maailma üks oluline tees. See aga tähendab, et meil peaks olema sellist enesejuhtimise võimet. Ja selle enesejuhtimise võime, kui meil on nagu madal, siis läheb nõnda, et me ei otsi, me ei tee, me ei leia abi ja näiteks kõrge abivajadusega patsient, kellel on enesejuhtimise võime või nii-öelda nagu enda tunnetus või enesekindlus väga madal ja ka tema tervisekirjaoskus on väga madal. Need on tavaliselt need inimesed, kelle osas siis riik tunneb muret, et nad lähevad nii-öelda nii ilma asjata EMO-sse. Nüüd, mis on siis tegelikult see eesmärk on see, et julgelt uurime, otsime, leiame ise teed. Küll aga on täna see, et kuna meil koolis tervisekirjaoskuse õpetust ei ole ja meie jaoks on selline ise otsustamine oma terviseasjades uus teema, siis tervisekirjaoskust tuleb lihtsalt ise kasvatada esimese hooga siis nõnda, et võtame aga presentatsiooni ette ja vaatame, kuidas neid otsuseid teadlikult teha või kuidas seda infot nii-öelda teadlikult selekteerida, sõklad teradest. Teine teema on siis täpselt patsiendigrupid nagu onkoloogika ja kõik sellega seonduv on üks väga hea tervisekirjaoskuse kasvatamise viis
Ja kolmas, ehk me jõuame ka ühel hetkel sinnamaani, et me koolidesse selle teema sisse viime. Kas siis nii-öelda lihtsalt programmipõhiselt või siis lausa õppekavasse, nii nagu näiteks Soomes on. Ehk siis ilmselgelt, mida suurem on meie infovajadus, seda kõrgem peab olema ka meie tervise kirjaoskus ja kuidas me jõuaksime siis sinna nii-öelda rohelisse. Ma olen tõhus enesejuhtija, kes oskuslikult teeb oma otsuseid ja kaasab tervisetöötajaid. Ma loodan, et see presentatsioon või see meie ettekanne andis siis vihjed, andis mõned nii-öelda praktilised näited ja sammud. Ja kus on siis see nii-öelda lõksukoht, on siis seesama 65+ proua, kellest ma rääkisin, kes on küll väga huvitatud, ääretult palju läbi töötanud, aga nii-öelda ohtlik enesejuhtija, ehk siis see info, ta ei ole olnud seda oskust, kuidas teha siis nii-öelda teratsõkaldest eristada. Et kui me selles oleme teadlikud ja teame ja oskame sellised esimesed 3 sammu teha ja teame, kust abi küsida või abi otsida või vaadata, siis on see juba hea algus. Aga suur aitäh teile kuulamast ja ma saan aru, et Tarmo võtab üle ja küsib, kas on küsimusi. Me oleme natuke üle aja läinud, vabandame. Jaa, no see oli väga põnev ja haarav ettekanne ja aitäh teile, et teadlastena oma panuse nagu andsite ühiskonna ees, et tuues meile neid uusi teadmisi, aga tõesti, kui kellelgi on nüüd küsimusi, et siis tegelikult on võimalus esitada ja ma saan aru, et Kristelil on nüüd käsi püsti, nii et palun, Kristel. Jaa, mul on alati küsimusi, tere. Oli tõesti huvitav kuulata. Ma tahtsin visata siia lihtsalt ühe kinda, mille me viskasime ka oma onkoloogika viimases podcastis teadur Keiu Papsile. Et kui võtta siit nüüd see järgmine samm edasi, siis on palju selliseid raamatuid, mida spetsiifiliselt näiteks ka vähi puhul väga paljud patsiendid kipuvad mingis hetkes ikkagi lugema. Ja millest lõpuni aru saada on väga keeruline ka väga intelligentsel inimesel, kes ikkagi bioloogiat lõpuni näiteks ei jaga või sinna raku tasandile ikkagi nagu päris detailis sisse minna ei suuda. Et mis oleks, kui me suudaksime järgmise sammu teha sellega, et näiteks Keiu loeb selle raamatu, kumbki teist või miks mitte teie mõlemad vaatate selle raamatu üle ja süvenete korra sellesse ja võib-olla ka keegi, kes siis tõesti raku tasandil suudab mõista seda, millest seal räägitakse ning võib-olla ka mõni onkoloog ja me kõik teeme väikse niisuguse toreda raamatuklubi ja analüüsime siis seda, et kas see raamat siis annab patsiendile midagi või mitte, kas see on ainult see platseebo või usk või mingisugune potentsiaalne võimalus ennast toidu kaudu kuidagi toetada või seal on ka tõetera sees ja kuidas siis sellega konkreetse ühe teose ulatuses aru saada, mida sealt võtta ja mida jätta, kust jookseb see piir. Et tihti ma näen ka seda teist poolust praegu, kus ühtpidi inimene, kes on kuhugi lubamatu sõna uhuusse kinni jäänud ja mitte midagi muud teada ei taha, aga on ka see teine pool, kus teadusmaailm, arstid on kinni jäänud oma mingisugustesse teadmistesse ja ei taha ka sellest kõigest muust midagi kuulda, et sa ei saa isegi seda diskussiooni algatada ja oma küsimusi küsida. Et see on miski, millest mina unistan, aga kas see on ka reaalne pikk küsimus, mis te arvate sellest? Teeme ära. Mida raamatuklubi mõttes? Minu ekspertsuse piir, ma ei oska siukseid asju kommenteerida. Et siin on, ma juba räägin, täna oli ka siin kohal mitu inimest, kes on palju paremad ja teavad nagu sellest teemast. Et ma arvan, et minu arvamus näiteks ei ole väärt siin nii palju, aga ma hea meelega kuulaksin isukalt seda tüüpi arutelusid küll. Raamatuklubisse tulen mina alati hea meelega, et olen isegi mitmes raamatuklubis, ja mis on nagu selle asja juures nagu oluline või mida ma toetan nagu kahel käel, et me peame julgema küsimusi küsida ja see, et meil on tunne, et kui ma küsin, siis ma olen on tegelikult täna väga suur probleem näiteks vaktsineerimise teemal. Ja mida rohkem ma tunnen halvasti arsti käest küsimusi küsides, siis seda enam on 65+ proual, kes on ohtlik enesejuhtija, ülimalt teadlik oma arust ja enesekindel,
paraku valeinfo kontekstis, tema on valmis vastama. Ja seda rohkem, mida me ei saa, kui me ei saa arsti käest seda, kas või seda, et ta helistab mulle tagasi, sest et minu analüüsid olid sellised. Ehk siis sellist mõistlikku omavahelist suhtlust, siis seda enam on valmis, nagu me nägime, täna pakkuma inimesed sulle kargu ja seejärel nagu hoidma sind tervikuna enda võimuses, sest see on tema eesmärk. Et nii-öelda saada mõjuvõimu, ta on valmis selleks sulle pakkuma seda, mida sa täna nii-öelda emotsionaalselt ootad. Et selles mõttes need on väga olulised küsimused tervikuna ja mida rohkem me suudame sellise täna ja ei, vale õige, mitte uhuu ja targad teha erinevateks küsimusteks, erinevateks teemadeks ja need hakata niimoodi sektsioonides lahendama, seda rohkem me tegelikult kasvatame teadlikkust. Mitte ei suru neid nii-öelda iga ühte sinna sotsiaalmeedia silotorni. Aga teisalt on ajakirjanduses on selline väljend nagu vale tasakaal. Ja vale tasakaaluks kutsutakse sellist olukorda, kus ajakirjandus oma neutraalsuse hoidmise püüdes ja kõikide poolte ärakuulmise püüdes annab sõna ma toon teile näite. Oletame, et me vaidleme riigis selle üle, mis kell lapsed peaks kooli minema. Kas nende koolipäev peaks algama kell 9, kell 12, kell 4 pärastlõunal, siis ma ju kutsuksin kindlasti kommenteerima laua taha õpetajad, õpilased, lapsevanemad, haridusteadlased, uneuurijad, kes iganes on ju, kes on selle teemaga seotud. Küll aga ma ei kutsu sinna laua taha oma mingi hulljaan naabrit, kes oma õue peal iga kuu 15. karjub, et lapsi tuleks hoopis keldrisse toppida ja mitte üldse kunagi nagu välja lasta. Ja see on praegu utreeritud ja väga äärmuslik näide, aga päriselt ka. Kõik arvamused ei ole võrdsed. Kõik arvamused ei pea mahtuma meditsiini arutelude laua taha. Ja ma tean, et sellega ma Kristiinale vastandun hetkel, aga me ei saa luua olukorda, kus me kannatlikult kuulame ja teeme ära nagu kõik lollused. Kusjuures sa üldse ei vastandu mulle. Minu mõte ongi see, et me hoiame tasakaalustatud dialoogi või tasakaalustatud debatti, ei tähenda seda, et me võtame ühe maru pro ja ühe maru vastu ja siis paneme nad sinna niimoodi kaklema ja vaidleme, siis ütleme, et me tasakaalustasime arutelu või debatti. Ei, üks rääkis aiast ja teine aiaaugust ja täiesti üldse nad võib-olla kumbki ei ole üldse seal ei teki ühest teemat, mida arutada, seal ei ole eos võimalikki mingisugusele arutelule ega konsensusele jõuda. Et asi ongi selles, et me peame võtma nagu erinevaid arvamusi ja võtma nagu asjakohaseid arvamusi. Et me ei saa, tasakaalustamine ei ole see, et me võtan 2 absoluutset äärmust, lasen nad kokku kaklema ja siis ütlesin, aga ma tasakaalustasin. Et see on polariseerumine. See on nagu polariseerumise nagu tõukamine, et me selles mõttes me räägime täpselt samast asjast võib-olla natukene erinevalt. Sest ka vähiravis ju sellise klassikalise meditsiinilise lähenemise ja ma ei tea, MMS-i vahele jääb ka täiendmeditsiin, nõelravid, ma ei tea, meditatsioonid, asjad, mis aitavad inimest nagu, mida ka arstid soovitavad, aga mille poole tihti patsient ei julge ka pöörduda, sellepärast, et ta juba tembeldab ka selle mingisuguseks äärmuseks, mille kohta ta ei julge küsida. Rääkimata siis sellistest väljenditest nagu, ma ei tea, holistiline või mis see spirituaalne, mis muus maailmas on täiesti nagu adekvaatsed sõnad, on Eestis omandanud täiesti mingi muu tähenduse, mida sa ei julge suu sissegi võtta, et mitte sattuda põlu alla, et see on kuidagi meie riigi eripära. Aga mulle hästi meeldis, aitäh teile, aitäh Tarmo sulle ka, et kindlasti selle diskussiooniga võiks minna mingites järgmistes ringides edasi. Aitäh, Kristel. Kui kellelgi on veel küsimusi, siis mõne võiksime võtta enne kui lõpetame. Kui ei ole, siis ma lihtsalt ise, võib-olla te saate lühidalt vastata, et ma just mõtlesin teie ettekannet kuulates, et siin on nagu paar päeva on nagu Facebook näidanud mulle politsei teateid, kuidas
inimestelt üle Eesti järjest on nagu raha välja petetud ja seal on nagu küllaltki suured summad, mida inimesed kaotanud on. Ja kui me nüüd tõstaks selle ümber siia selle tänase teema ümber, et ma saan aru, et valeinfo levitamine pole sama, mis raha välja petmine, aga lihtsalt võib-olla lühike vastus, et kas tegelikult keegi peaks ka seda nagu kontrollima, mida sotsiaalmeedias ja ka mujal levitatakse ja ka seda kuidagi reguleerima. Noh, ma saan aru, et siin on juba, et kas on platvormi, riigi, kelle on see inimese enda vastutada, et väga erinevad seisukohad, aga lühidalt, mis te arvate, et kas keegi peaks seda inforuumi ka puhastama, nii nagu politsei otsib neid inimesi, kes reaalselt raha ära viivad. Aga kui me hakkame mõtlema, siis vale tervise info levitamine tegelikult võib viia veel hullemate tagajärgedeni, kui see rahakaotus. Tegelikult inimesed võivad oma elu kaotada ja on ka kaotanud, nagu ma saan aru. Ja mina olen seda meelt, et me oleme džungel interneti võtnud nagu kuskilt kosmosest antud kingitusena ja leppinud sellega. Ja me ei ole aru saanud võib-olla sellest, millest sa alustasid, Tarmo, et digi ja füüsiline on põimunud, see on kõik päris elu. Ja kui me ühte sfääri reguleerime ja teist mitte, siis nagu, miks? See on minu vastus. Okay. No me räägime ju tegelikult need tooted ei vasta seadusele. Need tooted ei vasta Eesti Vabariigi seadustele, need, mida ma konkreetselt näitasin. Need olid need, mis on ka tegelikult fake'iks tunnistatud. Aga need täna tiirlevad ringi. Ja teine asi on see, et mingi hulk kogu sellest tegevusest ja maailmast on tegelikult ju must turg. Mida ei tohi teha, sa ei tohi müüa toodet, mis on kahjulik, sa ei tohi müüa toodet, mille omadused väidad, et nad teevad seda või et nad veel vähem seda, et nad ravivad, aga ei ole üldse ravimanja. Ehk siis kõik need asjad on seadusrikkumised tegelikult. Ja peab olema järelevalve. Ja, aga ma vaatan, Piretile anname talle viimaseks küsimuseks võimaluse. Tere, ma ka tänan väga huvitavate ettekannete ja põneva diskussiooni eest. Lihtsalt, et mulle ei jääks kripeldama. Ma kohutavalt armastan seda Ben Goldacre'i raamatut Pahateadus ja olen eestikeelset raamatut ka näppinud ja on olemas. Aga et see ei jääks kõlama. Platseeboefekt on ääretult suur ja väga võimas. Ja platseeboefekt on alati ravimite toimest üks osa. Aga selleks, et toode saaks nimetada ravimiks, lisaks sellele, et ta Ravimiametis vajab registreerimist ja kõik muu, ta peab olema uuringutes näidatud, et ta on tõhusam kui platseebo. Et see ei läheks kaotsi. Platseebo, ma väga armastan seda efekti, ta mõnikord meie töös väga palju mängib rolli, aga et päriselt ravimil peab olema ravitoime ka. Ja see eristab seda väga palju sellest uhundusest, just selle tõenduskohustuse olemasolu. Aga aitäh! Vaata, kui hea, et meil on eksperdid on olemas, võtta Piret, fangirl here. Sama siin. See on vastastikune, jah. Aga tänan teid kõiki, kes te võtsite siin kolmapäeva õhtuse 1,5 tundi aega, et meiega veeta ja tänan esinejaid ja kõik osalejaid ja siis nagu alguses öeldud, et paari päeva jooksul tekib see videoga meie YouTube'i kanalisse ja siis palun võimaluse korral seda infot ja videot ka jagada ja aitäh teile veel kord ja ilusat õhtut ja järgmise korrani.